tulemast järjekordsesse Uncast podcasti. Minu nimi Arto ja täna minuga koos siin mõttekaaslane Reimo. Teeme siis kahe peale seda podcasti täna. Ja teemaks seekord siis majandus. Ja arutame siis majanduse eri tahke, aspekte ja võimalusi, et kuidas paremini asju lahendada. Ehk siis see ongi tänane plaan. Ja juttu tuleb siis nii-öelda sellisest asjast nagu Austrian Economics ehk siis Austria majandusmudel või mingi selline ta on, eks Reimo oskab täpsemalt rääkida. Ja siis kogukondadest, vabast turust ja kuidas asju lahendada ilma valitsejateta. Ja lisaks ka siis, kuidas kõik need regulatsioonid nii-öelda siis kõik paika panna, et asjad toimiks sujuvalt. Plus krüptojuttu ka natukene lõpupoole, nii et siis pange ennast valmis, tuleb siit. Nii et tere Reimo, rõõm näha sind taas. Tere Arto. No nii, ja nagu juba siis sisse juhatatud, siis Austria majandusmudelist, et siis kui ma selle anarhismi teemaga rohkem tutvusin, siis käis see läbi ja on nagu erinevatest kohtadest minuni veel jõudnud seda Austrian Economics teemat siis ja ma vaatasin ka YouTube'ist natuke videosid, et asjast natukene aru saada, aga pean tunnistama, et ma ei saanud nagu päris nagu lõpuni kontseptsiooni kätte, et seal on ilmselt nii palju infot, mida ilmselt läbi käia, aga saad sa mingi kokkuvõtte teha, et mis ta endast kujutab ja kuidas ta võiks olla nagu jätkusuutlik või efektiivne siis ütleme ja kuidas sellist asja võiks kuidagi rakendada? No see on jah, lihtsalt majandusteaduse vool. Austria koolkond. Ja see nagu aitab minu arvates paremini nagu ennustada, mis majanduses toimuma hakkab, kui midagi muutub. Ja nemad on päris hästi lahti lahanud, et igasugune manipulatsiooni katse lõpeb alati kokkuvõttes halvema olukorraga. Et mingid kildkonnad võidavad, mingi osa inimestest ühiskonnast nii-öelda saab kasu, aga suur osa jällegi mitte. Nii et siis nagu see teenib justkui teatud kildkonda ja teised ülejäänud on sellised, et vaadaku ise, kuidas saavad ja nendest nagu nende käekäigust vist väga ei hoolita nii suures plaanis. Jah, et see John Maynard Keynes oli siis inimene, kelle majandusteooria praegu on valdav ja mida igal pool õpetatakse. Ja no, et inimesi mitte tüüdata, ma võtan lühidalt erinevused kokku, nagu oli Henry Hazlitti raamatus Economics in One Lesson. Põhimõtteliselt see Keynesi teooria ütleb nii, et kui keegi huligaan viskab su poe akna sisse, siis sa pead tellima klaassepa. Ja see on hea, siis lükkab majanduse käima. Klaassepp saab raha, siis klaassepp läheb pagari juurde, pagar saab raha ja nii edasi. Lainetana ja majandus käib ja sõda on hea ja et saab ehitusvaldkonna käima ja tööhõive kasvab ja nii edasi. Aga siis Austria koolkond ütleb, et selline lähenemine, see on halva majandusteadlase tundemärk, kes niimoodi selle läheneb, et ta vaatab ainult ühte osapoolt. Unustab täiesti ära, et see poeomanik, kelle aken sisse löödi, see on nüüd selle raha võrra, näiteks $100 võrra, mis ta klaassepale maksis, $100 võrra on ta nüüd vaesem. Ja näiteks, et ta plaanis minna rätsepa juurde, osta omale uue ülikonna. Ja rätsepel jääb raha saamata. Sealt poolt jääb majandus käima minemata. Et kokkuvõttes muutus ainult see, et see poeomanik ei $100 võrra vaesemaks. Majandus oleks käinud nii või teisiti. Lihtsalt nüüd ta pidi taastama endise olukorra. Ennem oli tal terve aken ja $100, nüüd on tal ainult terve aken. Ühiskond on $100 võrra vaesem. Ja palju inimesi raiskas aega. See on jah selline asi, mille peale sa iga päev elus isegi ei tule või ei mõtle. Vähemalt mina ei ole kordagi ausalt öeldes niimoodi saanud mõelda, et
nagu sa just selle sõnastasid, nii et väga huvitav ja asjalik, midagi kindlasti õppida siit. Kuidas, jah, ühesõnaga jah, täitsa huvitav. Ja lisaks veel, et Austria koolkond jälgibki alati inimtegevust. Et kuidas inimloomus nagu reageerib ja mis on ja sellest motiveerituna, mis toimub. Et kui tulevad liiga karmid regulatsioonid majandusele, siis läheb käima must turg ja inimesed üritavad alati soodsamalt saada, kuidas neile endale on kasulikum. See on lihtsalt paratamatu ja sellega peab arvestama. Aga need halvad majandusteadlased sellega ei arvesta, nad lihtsalt üritavad kõike keskselt kontrollida, keskpangad manipuleerivad intressidega ja trükivad raha ja see kõik viib nagu halvemasse kohta, kus me praegu oleme. Ja praegu halvemasse kohta on viinud, kus me varem olime majanduslikult. Kinnisvaraturul vist käivad samamoodi mingisugused sellised kesksed manipulatsioonid või ma eksin, või on see lihtsalt rahva nii-öelda... See nagu algab kõik keskpangast ja turumanipulatsioonidest. Kui lihtne on laenu saada, see sõltub sellest intressist, mis keskpank paika paneb. Ja mis on raha väärt, sõltub sellest, kui palju keskpank trükib. Et see algab kõik sealt pihta. Et kõik need lained, ütleme need masulained, eks ju, iga 7 aasta tagant mingi siiamaani on käinud, nüüd on pikem vahe siin veetud kuidagi sisse. Et see on kõik sellest manipulatsioonist, et selle nimi on äritsükkel ja muidugi keskpangad ja nende majandusteadlased räägivad, et keskpank just seda nagu tasandabki, et muidu oleks palju hullem. Aga Austria koolkond väidab, et on täpselt vastupidi, keskpank seda tekitab. Kui nüüd tahta mõelda, et kuidas seda asja panna toimima, kui näiteks keskpanka ja valitsust ei oleks, et kuidas, siis olekski lihtsalt nagu vaba turg nii-öelda, aga kuidas see majandus siis võiks olla jätkusuutlik? Vist ikkagi, saab ikka teha ju lepinguid ja ettevõtteid ja asju ja kõik nagu selles mõttes töötaks edasi, on ju. Et kas siis oleks nagu vähem manipulatsiooni ja kuidagi rohkem rikkust nagu siis saaks korraldada? Sel juhul, kui me oleks sinnamaani jõudnud omadega, siis lihtsalt kellelgi ei ole võimekust manipuleerida sellisel määral nagu praegu. Hea point. Praegu on kõik tsentraalse kontrolli all ja jõustruktuurid kindlustavad seda, eks. Ja suurkorporatsioonide käes on nagu kriitilise tähtsusega teenused, olgu nad valitsuse, riigiettevõtted või erakorporatsioonid. Et korporatsioonid ei saaks tekkida vabal turul sellises mahus. Sa mõtled nagu monopoli pead silmas? Jah, just. Sellised suurkorporatsioonid, nii et kui sa oled telefoni ostma, siis on sul ainult 2 valikut. Apple või Android tarkvara mõttes. Ja. Et see ei ole nagu normaalne. Et sul on valik 2 vahel, nagu, et demokraadid või vabariiklased umbes nii. Reform või kesk või EKRE või mis iganes. No jaa. See on valiku illusioon. Kuidas nagu me sellisest manipulatsioonist võiks pääseda, et kas meil on mingisuguseid muid väljavaateid, mida me võiksime siis kuidagi ühiselt, ma ei tea, omavahel kooskõlastada, luua, organiseerida nii-öelda vaba rahvana? Konkini raamatust New Libertarian Manifesto, uus libertaarlik manifest või kuidas tõlkida. Just. Kus ta jagab ülemineku sellisele vabale turule. Vaba turu all mõtleb ta siis inimeste omavahelisi teenuste ja kaupade vahetamist ja nende inimeste loodud ettevõtete kaupade ja teenuste vahetamist, et kuidas seda siis teha. Et tema jagab selle 4 suuremaks faasiks ja lisaks on siis seal ka faas 0. Ja see faas 0 ongi see, kus ma arvan, et Eesti ühiskond praegu asub, et kus on väga madal teadlikkus, mis see vabadus õieti tähendab ja mida tuleks teha.
ja ütleme, Ameerika Ühendriigid, sealne seltskond on faasis 1, kus on see teadlikkus tunduvalt suurem, suhtarvuliselt võib-olla sama ka, et kes seda teab. Aga ühesõnaga, seal on inimesi rohkem ja seal on kogukondi ja seal on seda liikumist ikka tehakse. No faas 0 ongi jah see siis, kus me oleme, et keegi midagi eriti ei tea ja sellepärast ongi nüüd meie podcast siin praegu ellu kutsutud meie poolt. Just. Et seda teadlikkust jagada. No järgmine on siis faas 1, kus on juba teadlikkus on suurem, inimesed organiseeruvad natukene. No agorismiks kutsuta seda vaba turgu, et selline agoristlik tegevus juba toimib. Et selle tegevuse suhtes oli näiteks Nõukogude Liit oli hea näide, kus kõik majandus oli tuksis, aga must turg õitses. Kõik teenused vajalikud teenused tulid mustalt turult, et oli vaja telekat remontida, teadsid keegi tuttav, kes seda teeb jälle. Said omale teksasid kuskilt õlma alt ja poest said leti alt asju ja kui tutvusi oli. Ja. Just. No teadlikkus oli muidugi 0. Selles mõttes, et keegi nagu filosoofiast ei huvitunud ega osanudki huvitada. Ja see teeb väga lihtsaks selle aja jooksul lõpetamisega on riigi inimesed teavad, kuidas organiseeruda. Aga kui meil ei ole põhimõtteid paigas ja me ei tea, me ei oska vabadust tahta ja sinna poole liikuda, siis nagu meil on lihtne must turg ära kaotada, nagu siin praegu on Eestis juhtunud, et tunduvalt väiksem on see turg. Noh, kui me räägime mustast turust, siis nii-öelda see on lihtsalt nagu must kellegi silmis. Tegelikkuses on see ju vaba turg, ehk siis täiesti lihtsalt anarhistlik kauplemine, et ala, ma ei tea, kummikud mingi jalgratta vastu või näiteks muru niitmine ja saad selle eest siis mingil kujul tasu, eks ole. Nii-öelda poliitikud ei saa oma vahelt kasusid sealt siis nagu selles mõttes, eks. Just. Et rohkem jääb raha kätte siis inimestele. Raha peab ju ringlema, eks ole, kuidagi liikuma ikkagi ka muudesse struktuuridesse laiali, on ju. Et kui pole neid, kes neid laiali kuidagi jaotaks, siis võib-olla mingid sektorid või harud nagu sureks välja või kaoks ära. Aga samas ma hakkan mõtlema, võib-olla isegi mõnda haru äkki polegi isegi reaalselt võib-olla vaja. Jah, kõik, mis vaja on, need jäävad alles ja saavad tugevamaks. Sest kui inimestel huvi ei ole, siis teised ei pea peale maksma, kui mõnel üksikul on huvi. Just, oletame, et kellelgi on lihtsalt toon näite, lihtsalt mingisugune jalgrataste ehitamise ettevõte siin Eestis, on ju. Ja võib-olla riik tahab seda tohutult vägisi rahastada, vaata. Kuigi rahval täiesti ükskõik, kas on need jalgrattad siin või ei ole, vaata, selle eestlasti tehtud. Ala kõik sõidavad autoga või mingi muu asjaga, on ju. Et siis lõppkokkuvõttes, rahva silmis seda jalgratta tootmise ettevõtet ei ole vaja, on ju, aga mingil põhjusel mõned poliitikud arvavad, et ikka peaks see ikkagi siin olema, ikkagi rahva käest võtame raha ja surume sinna. Et siis tegelikult loomulikul teel kaoksidki ära sellised võib-olla mitte nõutud asjad ja jääksid need, mis on nõutud, mis on olulised, mis pakuvad mingit väärtust, mida tegelikult inimestel vaja on. Ja ongi, kui riik investeerib millessegi, mille järgi nõudlust ei ole, või nõudlus võib isegi olla, aga inimeste raha on neil käest ära võetud, nad oleks investeerinud selle kuhugi mujale, kus neil oleks seda rohkem, oleks neile rohkem kasu toonud. Ja siin nagu jällegi tuleb välja see, et kui sa usaldad riigi kätte oma asjade ajamise, siis saavad need aetud halvemini, kui sa need ise ajaksid. Aga nojah, me oleme harjunud niimoodi, et keegi teeb meie eest asjad ära ja keegi kuskil otsustab ja toimetab ja sest meile sellist sõltumatut iseseisvat mõtlemist ju väga ei õpetata koolides ka, et pigem on just see, et täida käsku ja nii-öelda keegi toidab sinu elu vajalike vahendite ja võimalustega, eks. Just see viibki nüüd faas 2-ni, kus riik hakkab aru saama, et midagi toimub. Et maksuraha kaob kuhugi. Et inimesed saavad ilma hakkama ja on jällegi tahaks kuidagi näidata, et meid on ikka vaja.
et hakkame kuidagi jõudma 5 rikkama riigi hulka tasapisi, aga mitte nii, nagu oli riigi poolt planeeritud. Ja just. Ja siis järgnevad repressioonid. Ja siis ongi nagu mitte ainult repressioonid, vaid ka antipõhimõtete nagu sisse toomine selliste riigiagentide poolt. Antipõhimõte on põhimõte, mis töötab vastu vabadusele. Et näiteks ma käin alati valimas, kui sa ütled seda, see on antipõhimõte. Sest sa arvad küll, et sa valid vabadust toetava partei, aga lõpeb see ikkagi sellega, et nad tahavad sinu raha saada. Kui on selline partei, mis ütleb, et meie eesmärk on kõik regulatsioonid ära kaotada ja maksud ära kaotada, ma tahaks näha sellist. Huvitav, kas sihukest ise ei anna teha või? Ja siis, kui on see tehtud, vaata, siis lihtsalt ise pukist maha tulla, ütleb, okei, tšau, et meil nüüd enam siin midagi teha pole, et kogu lugu, et astume siit maha selle poodiumi pealt ja nii edasi, vaata, nüüd saame kõik ise hakkama siin, kuna asjad on paigas. Ei, selliseid inimesi on Ameerikas ja Kanadas küll, kes teevadki niimoodi, kandideerivad, mitte kuberneriks näiteks. Tema eesmärk ongi seal mitte midagi teha. Saada kuberneriks ja mitte midagi teha. Just meelega, et mida vähem riik tegutseb, seda parem. Just lugesin ühte tsitaati, kus oli kirjas, et jumal tänatud selle eest, et riik on niivõrd raiskav, sest mida rohkem nad raiskavad, seda vähem jääb neil aega ja võimalusi teha suuremat kahju. Päris huvitav vaatenurk. Ja see oli ka üks majandusteadlane, kes pigem vist Austria. Ja. Milton Friedman vist, kui ma eks. Et hea on, et poliitikud on võlgu kuskil kellelegi, sest siis nad ei saa sõjatööstust arendada või mingid muid asju teha. Ei saa uusi vaktsiinidoose kuskilt tellida, et 100,000 euro eest või midagi sihukest. Et jah, et siis tõesti, selles mõttes on positiivne tõesti. Täitsa omamoodi mõte, jah. Ja siis ongi nagu faasis 2 on tähtis, kus inimesed peavad neist põhimõtetes kinni ja organiseeruvad, et alati need antipõhimõtted tuvastada ja alati lähtuda ikkagi vabadusest, et kas alati küsida endalt, et kas see lahendus, mida pakutakse, kas ta austab enese omamise printsiipi ja vägivalla mittealgatamise printsiipi, kui sina seda lahendust läbi viiksid, kas sa peaksid süütu inimese kallal vägivalda või pettust rakendama, mis on ka vägivalla osa. Pettus ma mõtlen. Ja kui see nagu edukaks osutub, siis saabub faas 3, kus on juba agoristlikud mõtteviisid on ühiskonnas levinud ja see niinimetatud must ehk vaba turg on samuti levinud, inimesed kauplevad omavahel, vahetavad kaupu vääringus, mis neile kõige parem selleks tundub. Ja selles faasis siis saabub riigi inimestele arusaam, et nii enam edasi kesta ei või, et siis järgneb nagu see lõplik rünnak. Tegelikult selles mõttes analoogne sellele, mis praegu toimub, et paljud kutsuvad seda 3. maailmasõjaks inimeste vastu. Ja mainiks ka, et esimene ja teine olid samuti maailmasõjad inimeste vastu, mitte riikide vahel. Sest riigid on fiktsioonid, surevad ikkagi inimesed. Tõsi, jah. Aga ühesõnaga, kui selleks ajaks on see iseorganiseerumine piisavalt edukas, et suudetakse toimima panna kaitseorganisatsioonid, turvaettevõtted ja suudetakse vastu panna sellele agressioonile, siis saabub faas 4, kus on ainult üksikud laigud maapinnal, kus on siis veel riigivõim säilinud. Ja sealsed inimesed siis saavad jälgida, mis ümberringi toimub, et nagu Ida-Saksamaa inimesed vaatasid, mis Lääne-Saksamaal toimub
ja siis hakkab see üle müüri ronimine pihta varsti. Kui vaba maailm on jõukam ja vabam. Aga siis mingis mõttes kord läheb ju ikkagi, ma ei tea, võib-olla minu hirm on natuke, et kord läheb ikkagi mingil määral käest ära. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga võib-olla pigem mind isiklikult huvitavad, missugused mõjud jäävad ühiskonnas peale. Et kas need on nagu positiivsed inimkonda, toetavad, armastavad ja head mõjud, mis toetavad nagu ilu, harmooniat, sükst nagu head loomingut ja niisugust asju, või see on siuke pigem destruktiivne ja hävitav ja kellegi isekuse nii-öelda, ütleme siukse egotsentrismi motiivis ja muud siuksed asjad, et pigem on nagu selles see küsimus. Aga võib-olla, kui me teeme piisavalt hea educationi või sellise nagu teavitustöö, et mida me siin ühiskonnas taotleme ühiselt, mida me soovime, siis, ja muidu igal ühel on õigus jääda selle juurde, mida tema soovib teha, on ju. Aga siis see peaks ikka töötama ilmselt nii, et ei kahjusta nagu teist osapoolt ega ei ründa ja nii edasi, aga siis kõik peavad muidugi sellest teadma, et nii on, aga et ühiselt kollektiivina me võiks tahta ikkagi neid häid, ilusaid, armastavaid väärtusi, ala isegi seda, et ma ei tea, ei tehta aborte ja muid siukseid asju, eks, et lihtsalt olekski selline nagu inimväärikas ja headusel baseeruv asi. Niimoodi mina mõtlen. Meie tegeleme siin Eestis selle informatsiooni jagamisega, et seda mõtlemise muutumist soodustada nii-öelda. Täpselt, sest et vaikusega ei saavuta just palju. Selle aga ma tahtsin ka öelda, et kui meie siin mitte midagi teeks ja vaataks, et seal Ameerikas, et kui see nüüd türannia seal läbi kukub, et siis kukub siin ka, eks ta nii on ka, aga kas meie oleme siis kasvanud või? Et see aeg ongi praegu, kus keegi ütles tabavalt, et on spirituaalses retriiti inimesed suunatud, et seda eesti keeles öelda meditatsiooni laagrisse või palverännakule sisemisele, et sul ei ole nagu valikut, sa pead oma hirmude ja ängistusega tegelema. On ju näha, kes ei allu, et mis siis saab ja need, kes alluvad, ja neilgi kerge ei ole. Ja kus ma nüüd tahtsin jõudagi? Faas 5 juurde. Faas 5 ei ole. Seda ma kahtlustasin. Ühesõnaga, faas 4 oleks siis põhimõtteliselt nagu võit majas, heas mõttes siis, jah. Ehk siis need faasid ja loomulikult ega asjad ei muutu, kui keegi siin teavitustööd ei tee ja midagi. Ma vahepeal märgiks veel, et ei jääks jutt poolikuks, enne mainisin, et ilma riigi abita korporatsioonid ei saa tekkida. Ma arvan, et need on koostöös sündinud, suur korporatsioonid, aga isegi kui seda ei arvaks, siis on näha, kuidas need korporatsioonid teevad oma lobitööd näiteks Ameerikas. Ja mitte nii avalikult siis mujal ka ilmselt. Lobitöö tähendab siis nagu? See tähendab, et mõjutavad kuidagi kuskilt pidi. Seal on, Ameerikas on seaduslik selline asi, et korporatsioon palkab lobiisti. Lobiist on siis selline mõjutaja, kes toimetab Washingtonis siis selle kongressmenide ja selliste inimeste juures, et saab siis kongressmeniga kokku ja räägib siis, mis tema firma tahab ikka ja pakub talle siis mingeid soodustusi ja mis iganes kujul siis on need seal seaduslikud või kindlasti ka mitte seaduslikud. Ja saab omale soodsad seadused läbi suruda, mis vähendavad konkurentsivõimet turul. Nii et temale jääb lõpuks monopoliseisus. Ja mida suuremaks see korporatsioon riigi toel kasvab, seda lihtsam on tal konkurente üles osta. Seda oleme näinud siin viimase 10 aasta jooksul, kuidas pidevalt ostetakse miljardite eest, Apple ostab või Microsoft või Google ostab mingi firma jälle. Ja kui seal on midagi, mida ta saab kasutada, läheb käiku ja kui ei, siis jääb uuendus, läheb kalevi alla ja jääb ellu rakendamata. Peaasi, et saab konkurendi turult. Nii et siis need korporatsioonid põhimõtteliselt justkui ostavad ära või mõjutavad neid poliitikuid ja siis selle läbi toimuvad ka igasugused, ma ei tea, turumanipulatsioonid, igasugused asjad, eks ju siin. Loomulikult, see on loogiline küll, jah. Aga vabalt turul me saame siis selle vastu kuidagi võidelda ka ilmselt, eks ju, ainuke variant on ikkagi oma mingid süsteemid käima panna, eks ju. Aga
nii või teisiti ikkagi, ma usun, me oleme jälgimise all ka, et jälgitakse, et kes siin mingeid asju eest veab, kas need tüübid maksavad makse või ei maksa, kuidas, kellega nad läbi käivad. Ja nii-öelda, kui siis näiteks oletame, et me teeme kahe peale mingisuguse ettevõtte, mida me näiteks isegi ei registreeri, vaid oleme lihtsalt ma ei tea, lihtsalt mingi ühing. Ja siis kaupleme, ajame asju, ja oletame, et rahvast tuleb kaasa, meil on juba näiteks 1000 kliente ja mingisugune, ma ei tea, 50 koostööpartnerit. Ja lõpuks me kasvame suhteliselt nii suureks, et me jääme silma. Ja siis ilmselt tulevad juba need, ma ei tea, lobbyistid või kes iganes, ka juba meid mõjutama ja üritavad meid kas ära osta või maha teha, alla tõmmata. Ehk siis nii-öelda neid ohte ja challenge'id on, millest läbi murda. Nüüd küsimus ongi, et kuidas me vabal turul saame niimoodi, et me jääme ellu. Et kas siis ongi ainuke lahendus see, et me kõik nagu vaikselt hõlma alt oma asju ajamegi ja siis see nagu annabki selle jätkusuutlikkuse meile või on kuidagi ka niimoodi, et me saame jätkusuutlikkuse annabki see teadlikkus vabaduse põhimõtetest. Ja mida selgelt aru saama, selline süsteem, nagu me praegu omaks oleme võtnud, lihtsalt selle tõttu, et seda on meil maast madalast sisendatud. Sest inimesed ei suuda mõelda enamasti välja kastist, et ma pean minema valima vähem. Ma lähen valima sellepärast, et valida mind vähem kahjustav kandidaat. Et kõik on lollakad, aga valin selle, kes vähem kahjustab. Ja see on väga tüüpiline lähenemine, et haige süsteem tegelikult. Pealegi sa annad nagu oma otsustusõiguse kellelegi teisele. Arvestamata ka sellega, et see teine teeb asju, mida sa ise ei tohiks teha, kui lähtuda moraalist. Et kui sinul ei ole õigus oma naabrit maksustada, siis sinu valitud esindaja nii-öelda paneb selle kuhugi kirja ja kui naaber seda usub, siis maksab vabatahtlikult. Ja kui ei usu, siis muidugi võidakse tulu sisse nõudma. Nagu oleks õigus seda nõuda. Ja, tegelikult ei ole õigus nõuda, jah. Aga enamus inimesi just usub, sest nagu ma ütlesin, maast madalast on lapsed riigi kasvatada. Nojah, ilmselgelt, kui meie ei saa nii-öelda kedagi maksustada, siis samamoodi meie esindajatel Riigikogus või kus iganes ei ole samuti neid õigusi, sest et neil ei ole neid volitusi ja nad ei saa neid volitusi lihtsalt lambist võtta, sest keegi ei ole neile neid tegelikult andnud. Ja. Vaata, see on selline filosoofia, et inimene ei pruugi sellest hoolida, kui tal on elu hea. Aga kui ta näeb, et eriti need, kelle elu nii hea ei ole ja kui ta nüüd selgelt näeb, et kuidas igasugune riigi tegevus tegelikult teeb olukorda hullemaks, siis on nagu, seda ei unusta. Sellepärast me siin sellest Austria koolkonnast ja agorismist räägimegi, et kuidas see asi praegu käib tegelikult. Kõik see raha, mis ära annad, suunatakse tegelikult sinu vastu. Sinu lapsi kasvatatakse sinu vastu. Sinu tervis läheb halvemaks, kui sa kasutad nende informatsiooni ja nende teenuseid. Räägime järgmine kord põhjalikult, aga minu jaoks on ainuke praeguse allopaatilise meditsiini aspekt, mida inimestele on kasulik, on operatsioonid, traumateenused. Aga korra tulles tagasi sinna vaba turu ja maksude juurde, et siis mina näiteks suvel nüüd tegin natukene muruniitmist ja küsisin vastutasuks bensiini. Et mulle makstaks 98 bensiinis. Ja oligi, tegingi ära mingi paar tundi tööd seal, siis sain mingi 20 € eest, palju see oli umbes seda kütust. Normaalne. Et saab ka niiviisi asju ajada. Ja ma ei näe, kuidas ma siit peaks maksu maksma, et tähendab, siin ei olegi varianti maksu maksta. Siin on ju see, et ma ei anna ju poliitikutele mingi jupikest kütust, et näe, siin on minu maks vaata töö eest, eks. Ja samas, kuna rahas kauplemist ei olnud, et siis nagu kõik toimisin. Täpsustaks, et maksud on maksud aktsiisi pealt, bensiini aktsiisi pealt. Seda küll, see küll tõsi jutt. Seda makse vältida on suht võimatu, kui sa just turult ei osta oma toitu. Just, aga see on igal juhul näide nii-öelda siis vabast turust ja anarhistlikust kauplemisest, et kuidas igapäevaelus asjad võiksid käia ja ollagi,
et ja mis puudutab igast asjade müümisi, näiteks meil on ju mingi Facebooki grupid, kus ma ei tea, keegi müüb oma kasutatud riideid või autot või mida iganes, on ju. Ja samamoodi, et mis on see auto 24 või kus iganes on kuulutus üleval, müüb oma auto ära ja tuleb inimene, maksab sullis ja korras on ju asi aetud. Et ei ole seal vaja riigil vahel midagi seal toimetada teha, kõik töötab kenasti, eks. Pluss inimestel läheb rohkem raha kätte ja nii edasi. Ja samas see raha läheb ikkagi ringlusesse, see läheb kuskile toiduainete pooli, sest kõik käivad poes enam ja ostavad süüa ja värki, nii et see sektor töötab ilusti edasi ja kõik. Et ma näen, et see siiski oleks päris jätkusuutlik. Lihtsalt küsimus on, et kuidas saavutada niiviisi, et meile jääkski rohkem raha kätte, et see vaba turg nagu toimiks nagu veelgi efektiivsemalt. Noh, üks variant, kuidas mina näen, on see, et üks asi on sularaha, on ju, aga veel ilma sularahata saaks näiteks krüptos ju kaubelda, et kui oleks selline viis, et kus me saame omavahel vahetada lihtsalt asju krüpto vastu, et see on vahetus lihtsalt, aus kaup, on ju. Ja kokkuleppel, vabatahtlik ja mõlemad osapooled rahul. Ja kõige paremini minu arvates sobib selle jaoks privaatne krüptoraha, nagu näiteks Pirate Chain. Ja Pirate Chaini kohta ma olen teinud ka just hiljaaegu ühe video, mille ma lingin siia samasse video alla ja siis saab näha. Tänud. Et sealt saab natuke lisainfot. Ja mina näen, et see on üks paremaid viise, kuidas võiks kauplemise käima lükata. Ja siin ei ole kellegil võimalik nii-öelda pealt näha või jälgida, et millised summad või kuhu või kuidas liiguvad, sellepärast et see on täiesti privaatne saatmine ja vastuvõtmine. Muidugi sa saad välja võtta, et kui palju midagi on liikunud, aga see on siis ainult täielikult sinu käsutuses, et sina ise väljastad seda infot, kui sa tahad ja seda õigeks peadeks. Ma ostan sult auto ja maksan näiteks sulle Pirate Chaini krüptorahas nimega ARR ja asi toimib, on ju. Muidugi poliitikud näevad, et see on nüüd vara võõrandamine, ehk siis selle ARR-i teisele isikule üleandmine. Ehk siis nad tahaksid sealt vahel kasu saada 20% tulumaksu näol või midagi sellist. Aga kuna see on privaatne, siis see on väga hea tööriist, kuidas me saaksime siiski asju ajada niimoodi, et keegi kolmas sellest ei tea. Selles mõttes mina näen, et see on üks potentsiaalikaid tööriistu, mis meil täna tegelikult olemas on juba 3 aastat. Just nimelt. Oma auto müümine, aga jah, kui sa hakkad neid Saksamaalt tooma ja kogu aeg müüma, siis mingist mahust alates, jääd silma ja sa pead enesekaitseks siis midagi välja mõtlema, kuidagi ennast legaliseerima nii-öelda või mingi muu lahenduse leidma. Seda olukorda tahakski nagu muuta. Just. Et see praegu ongi oluline seda teadlikkust jagada, et mis suunas tegelikult tasuks liikuda valimas käimise asemel ja mõned planeerivad ka, et võib-olla, et teeme revolutsiooni või midagi. Revolutsioon on lihtsalt pööre, revolution on pööre, et sa pöörad lihtsalt 360 kraadi ja oled samas kohas tagasi. Valitsus jääb ikka võimule, et kuigi nime poolest uus. Mina armastan rohkem sellist terminit või lähenemist nagu evolutsioon. Ja ma ei mõtle siin liikide evolutsiooni, vaid teadlikkuse evolutsiooni, et tuleks siis teadlikkust levitada selles faasis ja inspireerida inimesi, et nad näeksid vajaduse vältimatust sellises suunas liikuda. Siis on vist ainuke variant on see, et mida rohkem inimesi me teavitame nendest mõtteviisidest ja võimalustest, tööriistadest ja nendest suundadest, siis seda rohkem inimesi ärkab, mõistab ja me saame seda paremini koostööd teha. Ehk siis moodustubki selline kogukond inimestest ja see kogukond saab kasvada ja lõpuks ta kasvab nagu juba peatamatuks lõppkokkuvõttes. Sest oletame ongi, meil on mingi, ma ei tea, 90 000 inimest, kes kõik nagu on juba selles kommunikatsioonivõrgustikus sees kenasti, kõik teevad koostööd oma vahel ja ega siis ei tule ju politsei, ei pane 90 000 inimest vangi kuskile, vaata, kahtlase võitu juba, et siis see on nagu, ütleme niimoodi, et meil on võimalik päris suureks kasvada kogu selle ettevõtmisega ja siis kuna kõik on õpetatud juba nii-öelda ka iseseisvaks, mis ongi tegelikult oluline siin, siis mitte see, et nii-öelda juhid lüüakse maha ja siis kõik kampa jookseb laialine. Et siis nagu siis on kogu asi lorris. Aga ainuke variant ongi see, et kõik mõtlevad nii-öelda iseseisvalt oma peaga on, kuidas ma siis ütlen, ettevõtlikud, jah? Et siis see on see, mis tegelikult loob selle jätkusuutlikkuse ja see asi saab kasvada meil päris suureks.
ja võimsaks ja niimoodi, et seda ei saa enam isegi lammutada. Ja ma arvan, et see ongi, mida me võiksime siin saavutada. Ja kui me suudame veel iseennast kaitsta ka veel seda kogukonda, siis on väga hästi selles mõttes. Plus kõige toredam on ju see, et me oleme täiesti rahumeelne kogukond ja see ongi, mis meid eristab, et me ei otsi tüli kellegagi, me ei taha minna sõdima kellegagi, meid ei huvita ka see, et ma ei tea, kellelegi ära panna ala poliitikuid maha lüüa, midagi ei huvita, me oleme täiesti, kuidas sellise non-aggression principle ehk siis mitte agressiooni principle. Meid huvitab koostöö, üksteise armastamine, austamine ja niimoodi, et me kõik võiksime õitseda või kuidas see inglise keeles sõna, thrive, et kõigil läheks hästi vaata. Et vähemalt mina mõtlen nii, et ja ma usun, et sina ka. Nii et lihtsalt mida rohkem inimesi hakkab ka samamoodi mõtlema, seda paremaks see ühiskond meil tegelikult muutub. Jah, praegu lihtsalt väga palju mõtteressurssi läheb inimestel ringiratast tammumise peale, et kuidas saada paremat valitsust, kuidas seda valitsust maha saada. No see ei vii kuhugi. No, ma ei ütle, et ei võiks sellega tegeleda, kes tõesti tunneb inspiratsiooni sellega tegeleda, aga oleks vaja inimesi, kes mõtleksid laiemalt ja paneksid aluse tõelise vabaduse saavutamise suunas oma energiat. Täpselt. Ja tore on see, et me ei pea siin kellegi järgi ootama. Et me ei pea ootama mingisugust valitsuse luba või kellegi mingi kirjalikku mingi dokumenti, et alustada oma tegevusega. Näiteks kui me siin alustasime lihtsalt oma saatega, me ei küsinud kellegilt luba kuskil, me just paneme need YouTube'i videod üles ja nii edasi, eks ju, asi lihtsalt läheb käima. Samamoodi meil on võimalik teha kuskil saalides koolitusi, ma ei tea, slideshow'd, värgid, rääkida asjadest, mingid lavad püsti panna, seal selgitada, ma ei tea, Paide arvamusfestivali lihtsalt üles hüpata ja seal tegutseda, rääkida. Et neid võimalusi on tegelikult mitmeid, neid platvorme on siin ja seal ja sotsiaalmeedia aitab päris palju kaasa, et siis luua neid gruppe, postitusi, igast asju tegelikult saab teha lihtsalt ilma valitsuste võimude mingisuguste heakskiiduta või isegi mingisuguse koostööta selles mõttes, et nagu alluva koostööta, ma mõtlen. Sest et me saame lihtsalt teha nii, nagu meie arvame, et on parem. Sest et ega me ka rumalad ei ole, me ju mõtleme oma peaga ja me oleme ka ikkagi külaltki, ma usun, et tahaks loota, et me oleme külaltki arenenud inimesed ja suudame vastutada oma elude eest ja teha häid valikuid. Ja kui kohe ei suuda, siis õpime ja kogu aeg areneme paremaks, et teha paremaid ja armastavamaid valikuid ja niimoodi me selle suurepärase õnnestunud koostöö ja kogukonna loomegi. Just. Ja kui veel tagasi tulla korraks enesekaitse juurde, siis praeguses faasis on ikkagi kõige parem lähenemine minu arvates enda harimine seaduse valdkonnas ja mitte ainult siis, mis seal valitsuse selles korralduses või põhiseaduses või kus iganes kirjas on, vaid mis nagu aegumatu seadus ütleb. Loodusõigus, natural law, sellest lähtuvad lahendused, et Ameerikas sellega tegeletakse. Ma ei mõtle siin tavaõigust või sellist tavaõiguse kohtuid, mitte midagi. Ma mõtlen siin, kuidas on võimalik ametnike rünnakuid tõrjuda paberitööga. Aga sellest võime kunagi eraldi episoodi teha ja seda natuke. Et siis enesekaitse teemaline saade teha näiteks? Jah. Seadusalase enesekaitse või mis on seadus üldse. Just, sest see seaduse teema on ka siuke ebaselge külguhat, et ega me ei teagi alati, kuidas ennast kõige paremini kaitsta. Ja advokaadid muidugi on ju teinud selleks aastaid tööd, et ennast kurssi viia igasuguste kehtivate seadustega ja teada, kuidas, mismoodi lahendada ja kõike muud. Aga ega meie väga nii palju ju kursis ju ei ole, kui on advokaadid või seal keegi kuskil kohtus või nii edaseks. Ei peagi olema kursis sellisel määral nagu advokaadid. Aluspõhimõtted, millest peaks lähtuma, on väga lihtsad ja sellest saame rääkida edaspidi. Väga lahe. Tänaseks vist enam-vähem piisab. Kas meil midagi jäi veel mainimata? Krüptost oli juttu juba natukese. Jah, et see Pirate Chaini kohta, et mismoodi seda kasutusele võtta ja miks võib minu käest küsida. Selle video võib ära vaadata. Selle Arriga saab kaubelda. Arri saab ise ka osta exchange platvormidelt internetis. Ja siis sellega saab alustada toimetamist, et nagu vist juba ühes videos rääkisin ka, et Met juba sain osta selle eest ja nii. Aga ma mainiks selle kohta, et kes veel ei tea, siis
valitsuste suund on praegu sularaha ärakaotamise poole ja teha digitaalne krüptoraha, mis on valitsuse kontrolli all. Nii nagu mina sellest aru saan. Ja seal on võetakse sul maksud automaatselt maha, midagi riigi vastu ütled, on sul võimalus sinu kontot blokeerida hoobilt ühe nupuvajutusega. No siuke düstoopiline versioon on see, mis ellu ei rakendu, ma ütlen, kui me seda ei luba ja me ei luba seda. Aga no selline taotlus on. Ja meie taotlus peab olema vabadus ja meie oma krüpto, sest sularaha me trükkima ei hakka ju omale. Ei. Et ja sellest keskpanga krüptost, mida nad plaanivad siis riiklikul tasandil niiviisi nagu välja tuua. Ma olen kuulnud ka sellest erinevaid jutte ja asju, et ka pidavat võib-olla isegi aegoma, sest et kuna ta on programmeeritav raha, sa võite panna aegoma, et näiteks, et aasta ajaga sa pead ära kasutama või siis see, et sa saad kasutada seda ainult sinna, aga sinna ei saa kasutada, et midagi sükast, et see on nagu seda väga kontrollitud raha, ehk siis selle läbi, kui meie raha juba kontrollitakse meie eest ja meil ei ole täit voli kasutada oma varasid ja ressursse nii, nagu me tahame, siis, või sinna, kuhu me tahame, et siis see on jah, tõesti juba võib väga, väga kehvaks osutuda ja rahulolematust tekitada. See on ka Keynesi majandusteooria osa, et raha peab kogu aeg ringlema, et sa ei tohi nagu säästa ja siis see ongi nagu see selle majandusteooria tippsaavutus nüüd, et su raha kaotab väärtust pangaarvel seistes, mitte ainult inflatsiooni tõttu, vaid ka negatiivse intressi tõttu. Et siis sa peadki kogu aeg kulutama ja sa ei saa nagu midagi koguda ja midagi hakata investeerima ja ainult tarbida on vaja. Et siis majandus käib, et kui raha kiiresti liigub, siis majandus käib. Et see on nende filosoofia, kiiresti liikumise kohta mainiks veel nagu mööda minnes seda ka, et Vene rubla Vene aja lõpus liikus ka väga kiiresti, sest kõik tahtsid lahti saada. Et see ei ole ainuke põhjus, miks majanduse tõus ei ole ainuke põhjus, miks raha kiiresti liigub. No nii. Aga jah, põnevad mõtted tänasesse, nii et ma arvan, et sellest täitsa saime hea kokkuvõtte tehtud küll. Ja ega ei hakkagi siin rohkem midagi rääkima, et kui midagi on, võib jätta kommentaare ja püüame äkki millalgi teinekord siis lahata. Tegelikult, mida me võiks teha veel, ütlen siia lõppu ära, et ühe saate võiks teha ka mingi sellised, kus meil on nagu küsimuste ja vastuste voor, et inimesed näiteks esitavad küsimused või argumendid ja me võtame neid järjest läbi lihtsalt mingisugustele nii-öelda murekohtadele, et mis inimestel on, et äkki saame mingid lahendused välja käia. Postita siia alla, mine Telegrami, me Andcasti gruppi, postita sinna, kuidas meeldib, aga postita, meil on ka huvitav lugeda. Just, ja kriitika on teretulnud selle koha pealt ka meie saate osas ja nii edasi, et kui see on positiivne, konstruktiivne kriitika, igati teretulnud, võtame vastu, analüüsime läbi, mõtleme läbi, saame vaadata, mida me saame teha paremini meie kõigi heaks. Ja kui lihtsalt tahad meid sõimata, siis võid seda ka teha, aga et selliselt see nagu ei aita väga midagi, vaat see ei panusta väga midagi juurde, nii et võid selle sama hästi vahele jätta. Aga jah, igal juhul tänud kuulamast ja kaasa mõtlemast, nii et kohtume juba siis järgmises podcastis. Ole hoitud ja tänud sulle, Reimo. Tänud sulle, Arto.